Tere kõigile, nii neile, kes meid kuulavad, kui ka neile, kes meid vaatavad. Mina olen Kätlin. Mina olen Georg. Ja tänases episoodis me puudutame teemat, mis vajab rääkimist, eriti noorte seas. Ja et me lihtsalt Georgiga ei räägiks niisama luba juttu, siis täna on meil ka külaline. Ja meie külaliseks on meie kooli psühholoogiaõpetaja ja tugimeeskonna liige Jaanus. Tere, Jaanus! Tere! Räägi endast natukene, et kes sa oled. Meie võib-olla teame sind, aga vaatajad võib-olla ei tea. Issand, jah. Tere kõigile, nii siinpool ekraani kui ka sealpool ekraani, need, kes meid kuulavad ja need, kes meid vaatavad. Mina olen siis Jaanus, meie kooli õpilased teavad. Ma olen meie kooli psühholoogiaõpetaja, meie kooli tugimeeskondade liige ning igapäevaselt me puutun kokku nii akadeemilises keskkonnas vaimse tervise probleemidega kui ka õpilaste probleeme lahendades. Et kuidas ma siia kooli jõudsin? 12 aastat kaitseväes, pärast mida ma avastasin, et tuleks liikuda ja areneda edasi ning lõpuks ma siin kuidagi kooli jõudsin. Aga kui mõelda nagu üleüldiselt, et milliste probleemide või muredega üleüldse nagu õpilased teie juurde tulevad, et mis on peamine probleem õpilaste seas? No, see on ka selline asi, et mida tihtipeale küsitakse, et nagu, aga mis on siis see probleem, mida tuleks lahendada, et nagu, kas on suur, kas on väike. Ja see on ka hästi huvitav on see, et on õpilased, kes ütlevad, ma ei tule, see probleem on liiga väike. Ja. Ei ole universaalset probleemi. Õpilased, kümnendikud tulevad sisseelamisprobleemidega, uus kool, uus keskkond, uued sõbrad, uued reeglid, uued õpetajad. 11 tulevad pärast vaheaega sisseelamisprobleemidega, uued reeglid, uued õpetajad, uued asjad. Ja muidugi on ka hästi palju igasuguseid suhteprobleeme, sest et kui me mõtleme selle peale, et see on see etapp, kus noorukid hakkavad tasapisi suuremaks saama. Et sõprussuhted, romantilised suhted, õpetajatega konfliktid. Ehk siis probleeme on pisikestest väikseni ja need kõik on täpselt sama suured meie jaoks. Et meie eesmärk on ikkagi neid lahendada ja võib-olla oma kogemusega aidata peegeldada natukene, et mis see nagu tegelikult see murekoht on või probleem on. Aga kui mõelda hästi selline suur teema noorte seas on nagu ärevus ja üleüldse ülemõtlemine, et miks üldse nagu noored kipuvad ülemõtlema või nagu kõige hullemat siis mõtlema, sest näiteks täna, kui me tulime siia filmima, siis ma mõtlesin kõige hullemat ja et miks see üldse nagu on nii või miks? Ärevus on üldse selline asi, et mulle meeldib tavaliselt, kui noored ütlevad, et ma tunnen ärevust ja ma ei taha seda tunda. Ehk siis ärevus on meil vajalik selleks, et üldse eksisteerida, et olla olemas. Meil on vaja seda, et me üle teed minnes ei jääks auto alla. Meil on vaja seda selle jaoks, et hommikul üles tõusta. Meil on vaja selle jaoks, et mingid ohusignaalid vastu võtta ning reageerida nendele piisavalt. Ja siis on olemas see akadeemiline ärevus see koolis, mis on tihtipeale loodud vanemate poolt, õpetajate poolt ja meie ühiskonna poolt. Sest et kui küsida gümnaasiumi õpilased, miks sa siia õppima tulid, siis kõik ütlevad vabatahtlikult, tulin, tahtsin. No tegelikult on ju vaata vanemad on ka, jah. Jah, et ongi, et kui küsid, et nagu, miks sa tulid, vabatahtlikud on ja siis sa küsid juurde, et, nagu, et mis see tähendab vabatahtlikult, siis on, et vabatahtlikult ema saatis, vabatahtlikult isa saatis. Ja siis nad õpivadki kellegi teise jaoks. Et saada 5, saada 4, saada 3 ja siis tekibki see, et aga mis siis, kui ma ei ole piisav, aga mis siis, kui ma ei õnnestu, aga mis siis, kui ma saan 2. Ja mis on kurb, mida on kurb näha, on see, et väga paljud noored seovad lõpuks oma väärtuse selle tulemusega, mida nad koolikeskkonnas saavad. Ja siis aju teeb oma töö, et ta lihtsalt mõtleb, ketrab ja proovib leida lahendusi probleemidele, mida võib-olla isegi ei ole veel. No ma olen nagu aru saanud, et või nagu mul on hästi palju olnud näiteks seda, et ma kujutan kõige halvemat ette, et siis kui pärast läheb nagu hästi, et siis ma olen nagu, mingi ta, et okei, nii ei läinudki. Kui ma nagu mõtlen, et see on okei ja läheb pekki, siis ma olen mingi, et okei, läks pekki. Et nagu näiteks mul on see, ma ei tea, kas see on nagu... No see sama, et meil on ju huvitavalt on see, et kui me kahetseme midagi, siis me kahetseme ideaalset asja, mis ei juhtunud. Me mõtleme sinnapoole nagu äärmusesse ja kui me kardame midagi, siis me mõtleme, et kõige hullem, mis võib juhtuda. Ja huvitav ongi see, et seda tegelikult ei ole ju veel juhtunud. See tegelikult ju ei tea.
Sest et kui küsin, et teil on töö oli, et kui sa negatiivse hinde peale mõtled, siis tekibki mõte, et äkki ma sain 2. On ju, kas teil on olnud mõtet, et äkki ma sain 2 või äkki ebaõnnestu? Ei, vahepeal isegi ma olen mõelnud, et nagu kui sa mõtled, et okei, ma olen hästi ärev enne mingit tööd või midagi, kas või näiteks enne mingit võistlust, ka nagu paljud käivad kuskil trenniga võistlemas ja nii, ja siis mul on olnud nagu see tunne, et okei, ma tunnen nagu, et nüüd võib kõik pekki minna, aga tegelikult see lihtsalt tähendab, et sa nagu, ma olen kuulnud niisugust laust, et see tähendab, et sa hoolid sellest. Et nagu kui sa mõtled üle, siis tähendab, et sa hoolid sellest. See on sinu jaoks täpselt nii tähtis, et sa kardad ebaõnnestuda. Ja nüüd on see, et ongi, et see ülemõtlemise puhul minul on alati huvitav, et kui keegi tuleb, ütleb, et aga äkki ma saan 2, ma küsin, kus sa tead, et sa 1 ei saa? Miks just 2? Ma saan aru, et hindamisskaalal on meil 1-st ju 5. Kus sa tead, et see ei ole 3 miinusega? Et selle ülemõtlemise puhul, mis mind on aitanud näiteks väga palju, on see, et ma proovin ratsionaliseerida seda hirmu. Ehk siis, kui mina hakkan üle mõtlema, et äkki see ebaõnnestub, siis ma küsin endalt, miks? Mis on see tõendus, et see peaks ebaõnnestuma? Ja siis võib alati nagu seda mõttemustrit teha huvitavaks, et mõelda, aga kuidas saaks veel hullemini? Mis peab juhtuma, et see läheks veel hullemini? Ja mis peab juhtuma, et see läheks paremini? Ja kui see ei ole õigustatud hirm, miks ma siis kardan seda? Ja ma mõtlesingi just, et kui ongi noored, kes tulevad sellise probleemiga, et nad mõtlevad tihti üle ja nagu on ärevad igas situatsioonis, et nagu mida nad tegema peaksid, et ongi küsimagi lihtsalt miks. Et miks ma nagu mõtlen üldse üle. Et kui me nüüd võtamegi selle praktilisuse osa siia juurde, et kui minul on probleem ülemõtlemise ja ärevusega, siis esmalt ma peaksin kaardistama seda, et mida see probleem üldse tähendab. Sest et noored kipuvad üle mõtlema ja üle paisutama ja just läbi selle, et see tulebki näiteks, et Jaanus, kõik on halvasti. Ja ma ütlen, mis on halvasti? Kõik on halvasti. Ja küsin, millal on halvasti? Alati on halvasti. Aga tegelikult ei ole ju alati halvasti. Ja kui me tahame aru saada seda, et kas meil on ärevus, millega tuleks tegeleda, siis me peaksime aru saama, mis on need olukorrad, mis tekitavad ärevust. Sest kui keegi ütleb, et koolipäev tekitab ärevust, siis ma vaidleksin vastu, et vahetunnid ei tekita võib-olla nii palju ärevust. Võib-olla koolipäeva lõpp ei tekita nii palju ärevust. Võib-olla lemmiktundi ei tekita nii palju ärevust. Lõunapausil istuda sõbrannadega juttu ajada ei tekita nii palju ärevust. Ja kui me jõuame riburada pidi sinna probleemi allikani, siis võib-olla tekitab ärevust ainult esmaspäevane päev ja esimene tund. Jaa, sest et ma ei tea, nagu tihti ongi see, et mingi asi läheb pekki või ongi mingi üks päev, kus mingi hommik algab juba pekkis, nagu ma ei tea, kruus läheb ümber, siis ma tihtipeale ütlen küll, et terve päev on nagu pekkis, kuigi tegelikult võib-olla nagu ülejäänud päev on nagu okei. Et ma ei tea, see ongi nagu... No, õnneks sa ei ole üksinda selles olukorras, et erinev kirjandus ütleb meile, et inimese mõtetest umbes 70% on negatiivseid. Ja siis me ei ole üksi selles paadis, aga mis nüüd aitab, on see, et näiteks mida teen mina? Ma ärkan hommikul ülesse ja ma mõtlen selle peale, et täna tuleb üks väga äge päev. Täna tuleb uskumatult hea päev ja ma ei tea miks. Ja ma lasen elul näidata see, et mis on tänases päevas nii head. Ja sa tuledki kooli ja siis avastad, et rõõmud, et kasvavad rõõmud ja sa märkad neid rohkem. Eks kui sa hommikul ärkad üles mõttega, et täna tuleb hea päev ja sa ei lase kellelgi seda ära rikkuda, siis on palju lihtsam märgata seda ilu, mis meid ümbritseb. Ma olen kuulnud ka hästi palju seda, et või nagu mul endal on see ja kui ma olen nagu teistega rääkinud ka, et see õhtuti ülemõtlemine just, kui sa panedki telefoni käest ära ja on aeg magama minna, et siis sa lihtsalt terve mõtled ja mõtled ja mõtled. Et nagu kust see üldse tuleb või mulle näiteks on väga huvitav see, kust see tuleb. See on nüüd see koht, et nagu, kui me vaatame koridori, me näeme noori kõrvaklapid peas. Kõik kõnnivad kõrvaklapid peas, kõik kogu aeg kuulavad muusikat ja mul on tunne, et meie ühiskonnas on ära kadunud see sisemine monoloog, see iseendaga viisakalt vestlus, sest et kogu aeg me ruttame kuhugile, kogu aeg meil on kõrvaklapid kõrvas ja me kuulame kellegi teisi hääli. Ja nüüd, kui me jääme lõpuks üksinda koju, kuulates oma mõtteid, siis me võime korraks ehmuda. Ja õhtul, mis veel juhtub, on see, et näiteks, et sa teed oma chatit teed lahti ja keegi ei vasta sulle. Ja siis tekib mõte nagu, et nad ei hooligi minust. Või siis sa mõtled selle peale, et homme on kontrolltöö tulemas. Ja siis, kuna sa ei ole harjunud enda sisemise häälega positiivselt vestlema, siis hääl võib üle koormata meid.
ta võibki öelda, et aga kõik lähebki halvasti ja me teame, Aga et läheb halvasti. aga et seda nagu peatada või et seda ei oleks või noh, kui seda saab üldse peatada, ei saa. et kas see nagu ongi see, et peadki lihtsalt nagu tuleb endaga vestelda. endaga. See on hästi huvitav on see mõte, et näiteks, et kujuta ette, et sul on hommikul sa ärkad ülesse ja sul on see cheerleader on kõrval, selline inimene, kes elab sulle kaasa. Ja tema kaasaelamine on see, et sa teed silmad lahti ja ta ütleb, sa ei saa hakkama, sa ei ärka ülesse. Või siis ütleb, et nagu, et aga teki all on nii hea soe, ära isegi mõtle teki pealt ära tõmbamisest. Kui see hääl on valdavalt negatiivne, siis on väga raske tunda ennast rõõmsalt. Kui sa ärkad hommikul ülesse sellega, et esimene efekt on see, et see hääl ütleb, jess, me jõudsime voodist püsti, lähed kööki, kohvitass läks ümber, ta ütleb, ma ei tahtnudki seda kohvi, ma võtan järgmise kohvi, ma teen midagi teist või täna tundub, et kohvi on liiga palju. Ja kui see hääl on pidevalt positiivne ja sa oled harjunud positiivselt, siis see tunne on palju parem. Ehk siis me peaksime lihtsalt rääkima iseendaga. Et on olemas isegi iseendaga rääkimise mudelid, et mis tasemel me endaga räägime. Kas me räägime negatiivselt, kas me räägime passiivselt iseendaga, kas me räägime positiivselt või me räägime automaatselt positiivselt. Ehk siis iseendaga vestlus on ka töö, mida on vaja teha. Et seda tuleb harjutada. Ma ei ole mõtlenud niimoodi. See on nagu, kui ma näiteks, ma ei tea, kuskil kõnnin midagi, siis ma mõtlen midagi, nagu põhimõtteliselt räägin iseendaga. See tundub nagu nii veider. Ma kogu aeg mõtlen, et äkki keegi teab või nagu oskab mingi mõtteid lugeda. Ja siis ma olen mingi, okei, ma olen vait. Ma ei tea, see nagu tundub kuidagi nii imelik. Jaa, aga see on jällegi, see on loomulik osa inimesest. No, et see kognitiivne võime üldse nagu analüüsida, reflekteerida. Et näiteks, et kui sina käid võistlustel, sa ju mõtled pärast seda, mis läks valesti, mis läks hästi. Sa ei mõtle selle peale, issand jumal, ma ei tohiks mõelda. No jah, seda küll. No kui mõelda üleüldiselt nagu ärevuse peale, et kuidas peaks nagu noor aru saama, et see on nii hull, et peaks ka abi otsima või no mitte otsest nagu abi otsima, aga rääkima kellegagi sellest, et nagu kuidas sellest aru saada. Ja see on nagu hea küsimus, et nagu, et millal ma tunnen, et ärevust on liiga palju. Kõige lihtsam viis selle ära tundmiseks on see, et kui ta mõjutab sinu hakkama saamist. Näiteks, kui me mõtleme gümnaasiumiõpilase peale, gümnaasiumiõpilase põhieesmärk on tegelikult koolis käimine. Lisaeesmärgid on trenn, sõbrad, kooliväline elu. Need on lisaeesmärgid, perega suhted. Nii. Põhieesmärk ühiskond on seadnud koolis käimine. Kui sa näed seda, et sinu ärevuse tõttu sul jäävad esitlused ära, sa hakkad tunnis käimist vältima, ehk siis sa tunned, et ma ei taha tundi minna ja sa näed seda, et sellel on reaalne mõju sinu elule, siis sellega tuleks tegeleda. Kui sinu ärevuse mõju on see, et enne esitlust sul käed higistavad, see on okei. See on normaalne. Peabki olema, et mul kusjuures praegu ka. Et jah, aga kuhu ma siis nagu või no kuhu peaks siis pöörduma, kui ongi? Olenevalt sellest, et nüüd meie kuulajatel koolid või mitte koolid, et võiks alustada enda pere lähedast isikust kellegist. Ema, isaga rääkida, õe, vennaga. Meil kõigil võiks olla keegi, kellega rääkida. Kui sul ei ole seda head kõrva, kes sind kuulaks. Kui me räägime õpilasest, et pöördu klassijuhataja poole ja sa ei pea ju ütlema talle, mis sul viga on. Sa võib lihtsalt öelda klassijuhatajale, et mul on tunne, et ma olen viimasel ajal kuidagi ärev olnud, et mul on tunne, et ma väldin liiga palju mingeid asju. Kui klassijuhataja ei aita, võib pöörduda oma kooli tugimeeskonna poole. Ehk siis sinu poole. Ehk siis minu poole. Meie poole. Kõlab vist paremini. Sest et teid on nii palju, kellest tuleb hoolt kanda ja siis meid on tõesti, et meil on terve meeskond, kes sellega tegeleb. Aga jah, ja see võib-olla see õige mõte just meie kooli õpilastel olekski see, et mitte ükski mure ei ole nagu liiga väike või liiga suur ja see arusaam sellest, et nagu aga äkki minu mure, aga äkki kellelgi teisel on midagi hullemat. Et kui sa julge küsida, kirjuta. Kui sa julge kirjutada, ütle oma sõbrannale, las tema kirjutab sinu eest. Ehk siis leia see keegi, kes aitaks sind nagu lükata edasi. Ja siis juba võib arutada, et kas on pisikene või väike või nagu, milline mure see on. Ja. Sa mainisid päris palju selliseid nagu asju, mida märgata, et nagu, kui see hakkab just mõjutama sinu elu, et siis see on kõik, nagu siis võiks abi otsida ja
kui see hakkab ka mõjutama näiteks su koolielu, siis see põhjustab palju stressi. Aga millest nagu koolistress või see üldse nagu kõik sinu arvates tekib, kus see alguse saab? Kui me lähme tagasi juurte juurde, siis kasvatusest. Ja kui me lähme tegelikult inimese juurde, siis mis on stress? Stress on kortisoli tagajärg. Et meil on kortisol, stressihormoon. Stress aitab hommikul üles ärgata. Kortisoli tase hakkab tõusma, inimene ärkab ülesse. Kui me räägime nüüd sellest koolis olevast stressist, et millal meil koolis need kortisoli tasemed lähevad kõrgemale, siis meil on 2 tüüpi tegelikult stressi. Meil on eustress ja meil on distress, positiivne stress ja negatiivne stress. Ja kui me nüüd mõtlemegi sellele, et miks see koolis tekib, kes põhjustab seda, siis kujutage ette seda klassiruumi. Kui klassiruumis õpetaja küsib küsimuse ja te teate vastust, siis teil on peas see kahtlus, aga mis siis, kui ma ütlen valesti? Just ongi vist see, et mida teised arvavad, on ju. Ja nüüd ongi, et teie hirmu põhjustab asi, mida tegelikult veel ei ole olemas. Ja millest see on tingitud, võib olla kogemusest. Kui meil on klassikeskkond, kus oletame, et näiteks, et kui sul on õpetajaga väga head suhted ja klassis on loodud keskkond, kus eksimine on aktsepteeritud, et sa said, õppimine ongi eksimise protsess, et me peame kukkuma, et püsti tõusta, me peame saama haiget, et õppida, on ju. Ja see peab olema selline mänguline klassis. Ja kui on õpetajaga, ongi loodud selline suhe, et tõstad käe püsti, vastad, eksid, õpid, nii. Siis seda stressi väheneb ja sa oledki kogu aeg, aga mina tean vastust või siis ei tea. Kui on loodud kogemuste põhjalt see, et näiteks gümnaasiumisse tulles 9 aastat on sul kogemust olnud, kus klassis võib-olla keegi naeris natukene ja võib-olla ta isegi ei naernud sinu peale. Võib-olla keegi ütles halvasti, siis see kogemuse sa võtad kaasa ja siis sa juba selle pealt ütledki, et ma ei taha eksida, sest ma tean, mis juhtub. Kuigi tegelikult see ei pruugi nii olla. Selles mõttes ma vahepeal tulen ka, et tahaks nagu küsida, siis on niisugune tunne, et äkki kõik teavad juba seda. Äkki loll küsimus. Siis ma nagu teen just ennast kui nagu lollimaks. Aga ma vahepeal mõtlen ka nagu nii, et kui ma olen koolis, siis ma tunnen, et ma ei tea, ma ei saa tunnis hakkama. Et siis kas see nagu, vahepeal mõtlen äkki see on üldse selle pärast, et ma olen lihtsalt väsinud. Aga kuidas ma nagu sellel vahet teen? Et kas ma ikkagi olen nagu stressis ja mul nagu ongi vaja midagi muud teha või äkki ma olen lihtsalt väsinud? Kuidas ma nagu sellel vahet teeks? Ehk nagu ma saan õigesti aru, et mis vahe on, et kas ma olen nüüd ärev ja ma ei viitsi teha või ma olen lihtsalt nagu, et ma ei jaksa. Okei, et ärevuse põhjal on see, et ikkagi sa tunned, et sa jaksad, aga sa ei taha. Ja kui me räägime väsimusest, vaata, silmad lähevad kinni. Lihtsalt lähevad kinni. Ja kui me mõtleme mingitele ajahetkedele, meil on päevas hetki, kus silmad lähevad kiiremini kinni. Kui sa lähed ja sööd sööklas rammusalt kõhutäie ja õpetajal tuleb sama monotoonne hääl nagu minul praegu niimoodi, ja mis ongi niimoodi, et ühtsa ilusa lainega, siis pärast 30 minutit kuumas klassis, mille aknad on kinni, tekib see väsimus. Nüüd, kui me mõtleme sellele küsimusele nagu laiemalt, kui sa näed, et sinu õppeedukust mõjutab see, ja nüüd sa pead iseendale ausalt vastama, et sul on silmad kinni, siis see on väsimus. Ja see väsimus ei ole seotud kuidagi sellega, kas sa oled laisk või mitte. Sest et ma toon kogemuse Kaitseväest, ma toon siia ühe loo, et ma mäletan, et Kaitseväes on see, et sa pead õhtuti olema postil. Nii, sa oled valves ja valvad. Ja ma mäletan, et meil tuli ülem kontrollima ja tuli minu juurde ja ütles, et Jaanus, sul on mehed laisad ja distsipliin puudu. Ma küsisin, et kuidas et mul oli šokk, sest minu mehed olid distsiplineeritud ja ma tean, et et motivatsiooni oli ka. Ja siis ta ütles, et kutt magas postil. Ma ütlesin, aga ta oli väsinud. See ei ole kuidagi motivatsiooniga seotud, see ei ole kuidagi distsipliiniga seotud. Ehk siis ta oli väsinud. Kui me mõtleme nüüd sellele sama unehügieeni peale ja sellele, kuidas koolis te hakkama saate. Kui sa käid koolis ja esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, meie kooli näitel, sa lähed magama ilusal õigel ajal, nii. Ja neljapäeval juba mitte. Neljapäeval ei lähe magama. Aga siis neljapäev, reede, laupäev sa lähed valel ajal magama. Sa rikud oma unehügieeni, sa rikud oma unegraafikud, siis on väga suur tõenäosus, et esmaspäeval sa tuled lohisevate jalgadega kooli. Ja see ei näita, et sa oled laisk,
see näitab võib-olla seda, et nädalavahetusel sul oli 3 trenni, 2 võistlust ja vanaema sünnipäev. Ehk siis see ei ole seotud kuidagi sellega, et sa oleksid laisk. Sa oled väljaspool kooli aktiivne, sa oled üle hinnanud oma võimekuse võib-olla ja sinu keha lihtsalt ei jõua järgi. Aga tihti on nagu see, et ollaksegi, et mul ei ole mitte midagi. Kui keegi näiteks, sa näed, et tal ongi probleem, tal on nagu, no midagi on valesti ja küsid ta käest, ta ütleb, ma olen lihtsalt väsinud, et mida siis tegema peaks üldse? No siin on jällegi see, et kuidas sa tead, et tal on probleem. Kui me näeme, et tal on, sa näed konkreetselt, et me räägime sinu sõbrast ja sa näed, et nüüd on drastiliselt tema õpitulemused langenud, sa näed seda, et ta ei ole enam nii sotsiaalne, ta ei räägi sinuga, ta ei käi väljas, siis see võib-olla ei olegi väsimus. Kui me räägime sellest, et sul on sõbranna, kellel on tulemas võistlused, kes on trennis pikemat perioodi ja sa tead teda hästi ja ta ongi nüüd õhtuti kogu aeg trennis, siis sellel on tagajärg, ongi väsimus, et ta käib trennis, ta teeb asju ja ta ei jaksa. Ja siin on see koht, et enne seda, kui minna niimoodi, et Jaanus aita või et keegi aitaks seda inimest, et küsi talt ja kui ta ütleb, et ma olen väsinud, siis proovi aru saada, et miks ta on väsinud. Kui tõesti, et sa magad ikka 10 tundi päevas, iga päev magad, oled kodus ja siis on väsimus, siis tõesti võib-olla tuleks kellegi poole pöörduda. Ja, kindlasti. Okei. Aga nagu ma vahepeal nagu olen ka tundnud, et ma ei tea, mul nagu on unegraafik nagu korras, aga nagu kuidagi kõik muu hakkab nagu peale kuhjuma ja no ma ütlen ausalt, ma olen nagu läbi põlenud ka olnud ikka, et mis on nagu see märk, et okei, siit nagu võib-olla on nüüd nagu liiga palju juba, et kui ma nii jätkan, siis ma lihtsalt põlen läbi. Okei. Ma ütleks ühe universaalse asja, mida lapsed ei usu, on kalender. Kalender aitab nii palju, sest et nii palju, kui mina vaatan noorte inimeste soovi teha asju, siis mul on tunne, et ei tea, et ööpäevas on 24 tundi. Mul on tunne, et ei tea, et te peaksite 10 tundi magama. Sa naerad praegu selle üle, aga nii see on. Et sisuliselt, kui mina räägin, ma räägin teiega ja ma küsin, et mitu tundi sa magad ja siis on, 6 tundi tuli ja siis sa hakkad analüüsima, et miks see on tulnud, vaata seal. Siis öeldaksegi, ma olin 2 tundi trennis, 3 tundi tegin koolitööd, 4 tundi käisin sõpradega väljas ja siis hakkad liitma sinna asju juurde, siis sa näed seda, et sa oled lihtsalt liiga palju endale võtnud ja sa ei ole suuteline toime tulla, siis sul lihtsalt puudub ajabilanss. Et millal on see kõige ohtlikum, on tavaliselt gümnaasiumisse tulles. Kui te ise meenutate oma 10. klassi, te tulete mingi elurütmiga, mingi õpikoormusega, mingi akadeemilise koormusega tulete siia, õpiharjumustega ja siis järsku mahud lähevad suureks. Ja siis sa veel käid trennis ja siis sa oled nagu harjunud ja just oli suvevaheaeg ka, nagu, et sa üldse ei saa aru, et miks ma pean koolis käima. Ja siis tekibki see puhtalt kogematusest ülepingutus. Ja nüüd see, nagu su küsimus oli, et millal tuleks nagu, kuidas aru saada, millal tuleks. Kohe, kui sa näed, et sinu tegevustel on tagajärjed, õpiedukus langeb, sa muutud küüniliseks, sa ei taha sõpradega rääkida, sa oled kergesti plahvatuv, sa tahad nutta, sa tahad voodis olla rohkem. See on märk sellest, et midagi on nüüd käest ära ja ma pean tegelema endaga. Sest et me peame tegema tööd. Me peame ise endaga tööd tegema ja me peame ilusasti vastama. Ja mulle meeldis see, kuidas sa alustasid, et mul on tunne, et ma nagu magan piisavalt, et väga paljud vaatavad kella pealt, 7 tundi magasin ja siis sa küsid neilt, et mis kell sa magama läksid, mida sa tegid enne und, mida sa tegid hommikul esimese asjana. Ja siis unehügieen on asi, mis justkui võiks olla, aga millega ei peaks tegelema. See kalendri asi. Mul oli ka kõik nagu ütlesid küll, et kalender on nagu lifesaver ja asju. Ma kogu aeg mõtlesin, et see on nagu nii fake asi. Ma kogu aeg mõtlesin, et see on nii vale. Ja siis ükskord ma mõtlesin, et okei, suva ma panen kirja. Ja mul nüüd reaalselt telefoni kalender on täis. Ja kõik, kes mõtlevad reaalselt, et kalender on mõttetu asi, siis te peate kõik kasutama kalendrit. Mul on nagu kalender täis ja see on nagu ainuke asi, mis mind päästab vist praegu. Ma ei kuutaks enam elu ette kalendrit. Aja planeerimine ka nagu selles mõttes see on nii siuke asi, mis
lihtsalt avaldab siuksed kohad, millest sa nagu ise ei teadnudki, mis sul on. Et nagu mingid siuksed tegevused, mida sa isegi ei tea, et sa teed, siis sa vaatad, et kurat 30 minta läks jälle vetsus TikTok'i scrollides lihtsalt. Kas sul juhtub tihti seda? Juhtub küll täitsa. Ja kui me mõtleme selle kalendri peale, vaata, et ehe näide on minu arust selle sama podcasti planeerimine. Kui tegelikult kui kiiresti see käis. Korraks pilk kalendrisse, korraks pilk tunniplaani, lukus. Ja on, et kui mul ei oleks kalendrit olnud, siis ma arvan, et ma ei oleks siin praegu. Sest et ja ma ei tea, ma olen nagu täielik kalendri poolt või ma ei tea, mul on nagu telefonikalender just, sest et ma ei viitsiks mingi märkmikut kaasas vedada. Tänapäeval digitaalsed lahendused on olemas, et me saame nagu... Eriti kui on nagu igasuguseid erinevaid ka tehtud. Kalendrit ma soovitan. Kui me mõtleme ja. Sellele tegelikult seesama stress, ülemõtlemine, meie aju eesmärk on ju hoida meid ja nüüd meie aju vajab tegelikult informatsiooni. Me tahame teada, mis meiega toimub. Mulle nii meeldib vaadata õpilast, kes küsid talt, et noh, kuhu lähed? Ma ei tea, ma vaatan kohe, et mis tund mul hakkab. Ma mõtlen, et kui mina peaksin tööle tulles mõtlema, mis minuga nüüd saama hakkab, siis ma tunneksin muret. Nagu tõesti, ja kui see on sinu normaalne seisund igapäevaselt, sa tuled tööle ja sa mõtled kogu aeg seda, nagu, et, või kooli tuled, et nagu, aga mis nüüd saab? Sa pidevalt, sa elad teadmisega, et võib-olla tuleb tunnikontroll, aga sa ei tea, mis aines, sa ei tea, mis teemal ja nagu, et noh. See on ka väga suur stressi tekitaja. Kindlasti. Ja ma nagu olen kuulnud ka nagu mingeid asju veel, mis nagu võivad aidata nagu näiteks mediteerimine ja siuksed asjad. Et noh, ma nagu olen kuulnud, et seda nagu räägitakse, see tundub nii siuke nagu klišee või et ma nüüd istungi maha ja 10 minutit lihtsalt keskendun mingile ühele objektile, aga mis on nagu mingid siuksed, ma ei tea, ongi harjumused, mis võib-olla aitavad nagu vähendada seda stressi või lihtsalt sellega paremini toime tulla. See on hea vaata selles mõttes, et nagu, et see on hea tähelepanek sinu poolt, et me räägime siin vaimsest tervisest, Jaanus, anna meile tööriistu. Et sa räägid mingit juttu, sa ütled, mis töötab, aga anna mulle nüüd see asi, millega ma peale hakkan. Või siis teelist ise midagi. Ma ei viitsi ise teha. Et kõige ägedam ongi see, et ma võin ju rääkida, et mis asjad töötavad, mul on kalender, mul on see, aga mul ei ole neid probleeme, mis on õpilastel. Aga asjad, mis nagu tõesti töötavad, et hingamisharjutused näiteks, mida on väga lihtne teha. See tundub nii naljakas, mingi võtan ajalist hinga. See on umbes sama, et aga mina ei hinga. Ei, mul hingamist ei ole vaja. Hingamisharjutused, kui neid teadlikult teha, nad on väga head stressimaandajad. Ja kui me mõtleme nüüd näiteks kasti hingamine on üks uskumatult lihtne meetod, mille tempo võid ise paika panna, aga sa vaatad kuhugile, kus sa näed kas ristkülikut, ruutu, sa näed mingit kasti. Sa hingad sisse ühte äärt pidi, hoiad hinge kinni, hingad välja ja jätkad ja teed niimoodi ja fokusseerid ennast mingile objektile. Ainukesed hingamisasjad, mis ma olen näinud TikTokis näiteks, on need, et kas sa sobiksid ujujaks või midagi, vaata, see on mingi video, et hoia hinge nii kaua kinni, kuni mingi Minecrafti tegelane lõpetab midagi. Ei, et noh, sellised ei tööta, aga mis ma ütlen nagu hingamisharjutuste puhul, mis on nagu tõesti, et inimesed võib-olla ei ole mõistnud, on see, et see ei tööta, kui sa ei ole harjutanud seda. Ehk siis, kui keegi on kuulnud, et ma mäletan, Jaanus rääkis kastimeetodi, hinga sisse, hoia kinni, hinga välja, hoia kinni, hinga sisse. Ma mäletan, oli, et ja siis sul on paanikahoog ja siis sa tahad seda teha, siis see ei tööta. Ehk siis tegelikult need harjutused, hingamisharjutustega, et on see, et sul ei pea konkreetselt olema ju see, sa ei pea isegi tegema manuaali järgi seda, et lihtsalt sa pead nagu leidma süsteemse hingamise, kus sa kontrollid seda olukorda, keskendud hingamisele. Kui me räägime veel mingitest meetoditest, mis aitab stressi maha võtta, mis ongi need praktilised asjad, on see, et proovi teadvustada, kus sa oled. Vaata ringi, mida sa näed. Proovi kuulata, mida sa kuuled. Proovi aru saada, mis lõhnad sind ümbritsevad. Ehk siis tekita enda aju natukene sellist kognitiivseid nagu stress, nagu ülesandeid anda talle. Et nüüd ma keskendun sellele, mis on tähtis. Ehk siis, kui ma praegu läksin nagu stressis, siis ma mõtlen, et minu kõrval on Georg. Ma istun diivanil. Ja mu kõrval on taimed ja niimoodi. Ja see sunnib sind mõtlema, mis paneb sind unustama sellest, mille pärast sa olid stressis. Eks kui sa mõtled sellele, et ma pean esitlust tegema, ma kardan, ma natukene paanitsen ja siis sa järsku oled niimoodi, et okei, lamp, lilled, diivan, põrand, siis
sa paned ennast pausile korraks, sa suunad ennast ümber, et okei, nüüd tegeleme selle asjaga. Kui sa võtad sinna juurde hingamise, et oledki, võtame, hingad sisse, hingad välja, rahustad ennast maha, siis sa avastad seda, et okei, ma teen esitust ja saad hakkama. Ja nüüd asi, mida ma räägin õpilastele ja mida ma üldse proovin nagu seletada, et kooli puhul eriti esitlustega, mina ei tea, mida te kardate ja miks ma ei tea seda, mida te kardate, see, et ma ju näen klassis, kuidas te ei huvitu, kui teie kaasõpilane esitleb midagi. Et keegi räägib ja seesama teine õpilane mõtleb sel hetkel, et aga mis minu esitlusel võiks valesti minna. Isegi ei keskendu su vigadele. Eks ei ole neid inimesi, kes märkaks su vigu ja siis sa teed selle ära ja tihtipeale need, kes on ära teinud selle esitluse lõpuks, ütlevadki, tegelikult ei olnudki nii hull. Ja siis järgmine tund on jälle otsast peale see. No mina olen näiteks üks nendest, kes kardab esitleda või nagu ma ei karda otseselt esitleda, aga nagu see ongi, oleneb ka ainest. Aga ma ei tea, näiteks mina arvan küll, et kõik nüüd vaatavad ja et mul läheb nüüd täitsa valesti midagi. Aga siis, kui ma sinna ette lähen, siis ma olen küll mingi, et okei, ta istub telefonis, ta räägib enda pinginaabriga. Et jah, ma ei tea, see on nagu siuke. Psühholoogias on selle kohta termin spotlight effect. Me millegi pärast arvame, et kõik ülejäänud vaatavad ainult meid kogu aeg. Alati mõtlevad meie peale. Kuigi tegelikult mõnel on mõtet see, et mida ma õhtul täna teen nagu sel hetkel. Või siis üleüldse esitluse ajal oleks mingi, et tal oli see natuke parem kui minu, ma muudan selle ruttu ära. Kas see on ka nagu asi, mis läheb üle nagu ajaga, et kui ma teen hästi palju esitlusi ja esine hästi palju, et siis kas see nagu kaob ära? Ma nüüd ütlen see, et kuidas minul, et te olete näinud mind klassi ees, ma räägin suhteliselt vabalt klassi ees, ma tunnen ennast mugavalt. Tõesti, et mul klassi ees ei oleks pidanud olema või ei ole stressi. Nii. Ma mäletan enda esimest tundi, mida ma kunagi Kaitseväe Akadeemias andsin. Meil oli instruktori kursus ja ma andsin 5 kursuse kaaslasele, andsin ka lillitundi, ehk siis relvatundi, mida ma teadsin läbi ja lõhki. Kõht keeras, käed higistasid, jalg värises, hääl värises ning ma ei mäleta seda sisu, mis ma edasi andsin. See oli jube, see oli nii jube, aga mida rohkem sa ennast sellesse ebameeldivasse olukorda paned, seda rohkem su keha õpib ära tundma seda, et aga see ei olegi elu lõpp, et selle stressi tagajärjel ma ei saagi surma, minuga on kõik hästi. Ja mida rohkem sa teed ja teed ja teed, seda rohkem sa tunned ennast kindlalt, mis teie puhul aitab väga palju esinemisärevust ära võtta, on harjutamine. Kui te kodus harjutate läbi seda, mida te peate esitlema, siis te tulete ja te tunnete, et mul õnnestub see. Sest kui me mõtleme meie kooli esitluste peale, siis sa näed erinevust õpilastel, kes teevad seda esimest korda klassi ees. Seda sama esitlust loeb esimest korda klassi ees versus see õpilane, kes tõesti õhtul harjutas, luges emale, isale, õele, vennale. Ehk siis vahe on märgatav. Aga esitlus ja kõik see on seotud ka hästi palju enesekindluse ja kõige selle enesehinnanguga. Ja ma mõtlengi seda, et praegu on hästi populaarne, sotsiaalmeedia mõjutab hästi palju. Kui palju mõjutab sotsiaalmeedia meie enesehinnangut ja enesekindlust? Palju. Väga palju. Kui me räägime sellest, et kuidas inimene üldse tunnetab seda, et kui hea ta on, kui halb ta on, kui ilus, kui kole, siis need on asjad, mis toimuvad ainult läbi võrdluse. Ainult läbi võrdluse. Ehk siis selle jaoks, et olla halb, peab olema keegi, kes on sinust parem. Kui me mõtleme nüüd sotsiaalmeedia peale, siis meil on praegu maailm, kus kõik on nii kätte saada. Maailm on nii väikseks läinud läbi selle, et sa oled sekundite kaugusel teisest maailma otsast. Sa võid vaadata ükskõik mida, mis toimub ükskõik kus. Ja kui sinu igapäevane content, mida sa tarbid, on see, kuidas keegi elab paremini, siis see võib mõjuda väga halvasti sellele, kus sa oled. Kui ikkagi iga päev sa vaatad seda, kuidas teised on edukad, kuidas teised reisivad, kuidas teised puhkavad, kuidas teised naudivad head elu, siis sa mõtled alateadlikult seda, et aga miks minul seda ei ole? Millest mina olen kehvem? No see võrdlemine oli üldse vist väga suur teema, kõik võrdlevad. Aga kuidas see nagu siis vaimselt meid mõjutab või kuidas see meil on nagu, kas see ei ole ju hea meil ilmselgelt? No kujuta ette, nüüd proovi, et
kuidas sa ennast tunneksid, kui sa teaksid, et sa oled klassis kõige halvem? No ilmselgelt mitte hästi. Ja iga päev sulle tuletatakse seda meelde, et sa oled klassis kõige halvem. No see ei ole tore, jah. Sest et mitte keegi ei tahaks ju tarbida sotsiaalmeediat, kus sa vaatad, kuidas kellelgi läheb halvemini kui sul. Et istud ja vaatad nagu, et aga neil läheb veel halvemini. See ei ole kaasahaarav. Et mida me vaatame ongi, me vaatame tavaliselt neid influencereid, kellel on mingi wow-efekt. Ta teeb midagi seda, mida sinu elus praegult ei ole. Ja siis sa sead endale ideaali, kuhu poole pürgida. Ja kuna content creatorite see telgitagune on tihtipeale see, mida me ei näe, et ta võib tõesti õnnelik olla, rõõmustab, pildistab, naeratab ja siis, kui kaamera kukub ära, naeratus kaob. Seda me ju ei näe ja siis sa vaatadki, et ta on iga päev uues riigis, iga päev reisib, iga päev teeb mingeid asju ja siis see tekitabki selle tunde, et aga miks minul seda ei ole, milles mina olen kehvem. Näiteks TikTokis, kui ma vaatan, siis ma ei oska nagu täpselt nime öelda, aga näiteks üks perekond on, kes elavad suures majas ja neil on nagu lapsed ja kõik on nagu ülihästi. See näiteks mina kommentaariumites näen küll väga palju, mingit, ma tahaksin elada nagu sina, ma tahaksin olla sinu asemel, et sul on nii äge kõik, et nii nice. Aga siis oligi mingi skandaal, et tegelikult tuli välja, et neil oli mingi perevägivald hoopis, et kõik ei olnudki nagu nii lilleline. Et jah, sa mõtlesingi. No, kahjuks mul see TikToki kogemust ei ole. Ma ei mitte kunagi seda tarvitan ning arvatavasti ma ka ei kavatse seda tarvitada, aga see on see reaalsus, kus me elame. Ehk siis content creatorid loovad sellise ilusa maailma, mille poole pürgida ja me ei näe seda, mis seal tõesti taga toimub. Ja kuidas see hindamine toimub ka, me ju hindame ainult mingite nähtavate asjade. Et ta on ilus, tähendab, tal on kõik hästi. Tal on see, et on olemas selline asi nagu halo-efekt, et me ühele väärtusele paneme kohe juurde kõik positiivsed teised väärtused. Et kui tal on suur maja, tal on 2 last, tal on mees, tähendab, kõik ülejäänud asjad peavad ka korras olema. Aga see kõik tekitab ilmselt siis madalat enesehinnangut, et kuidas see võib siis nagu noorte, no just siis noorte, sest et seda ilmselt on noorte seas rohkem, et kuidas see mõjutab nende igapäevaelu ja üleüldse otsuseid? Et USAs oli üks väga äge uuring, mis näitas seda, kuidas viimase 10 aasta jooksul on depressiivsed sümptomid noorte seas kasvanud üle 70% ja suitsidaalsed üle 80%. Ja selle kõige suurem nagu põhjustaja selle puhul oli sotsiaalmeedia ja unetunnid. Ehk siis meil on teadus, mis praegult juba näitab seda, et kui hävitav ta meie noorte jaoks on, et miks me peaksime sellest eemale hoidma ja kuidas. Sest et jällegi, kui ma mõtlen noore inimese arengu peale, ma mõtlen seda, et sa arened läbi sotsiaalse õppimise. Sa inimesena näed, et see on minu jaoks hea, see on minu jaoks halb ja sinu kogu lapsepõlv möödub võlts inimeste vaatamisel, et sa vaatad seda, mis ei ole isegi päris, siis see mõjutab sinu reaalsustaju. Sest sa arvad, et aga mul peakski ka minema paremini, mul peaks ka olema hästi. On olemas selline hea mõte, et me kõik tahame seda, mis teistel on, aga mitte seda, kuidas nad on seda saanud. Kui me näeme kellegi saavutusi, ma tahaks ka. Me ei näe mitu tundi õpinguid läks selle taha, me ei näe, mis tööeetika seal taga on, me ei näe neid ohverdusi, seda higi ja verd, mis seal taga peitub. Aga me tahaks saada seda sama asja ja võimalikult kiiresti. Nagu kui sa pead, ütleme siis sotsiaalmeediat kasutama nagu igapäevaselt, see on osa nagu sinu näiteks võib olla tööst või nii, siis nagu kuidas sa hoiad seda tasakaalus nii, et sa ei lähe nagu scrollima iga kord, sest vahepeal ma ikka nagu mingi mõtlen, okei, nii nüüd ma kustutan kõik ära lihtsalt on ju sotsiaalmeedia ja siis järgmine päev ma ikka mõtlen, midagi ei ole teha ja laen lihtsalt alla tagasi. Mina soovitaksin proovida praktiseerida sellist asja nagu digitaalne minimalism. Ja kuidas see töötab, on see, et proovi nädalaks ajaks kõik asjad ära kustutada enda telefonist ja lisa ainult see, mida sul on tõesti vaja. Mitte see, mis sa arvad, et sul on et istud ja scrollid, vaata TikToki, vaid mida on sul vaja kas sotsiaalsete suhete hoidmiseks, kui sa oled tõesti, et sa näiteks tantsid ja sul on vaja saada mingit inspiratsiooni.
sul on vaja aru saada, et mida teised inimesed teevad, see on ju hea, see on ju vahend, see on hea vahend, mida teha ja see on jällegi see, et noortel inimestel on võimalik ju nii palju häid eeskujusid seal leida. Aga see peab olema osa sinu elust, mitte kogu sinu elu. Ehk siis see, sa pead nagu väga teadlikult vaatama, et kui palju, mida ning miks ma tarbin. Aga kui mõelda nagu üldse praktiliselt ja niimoodi, et kui ongi sa hästi madala enesehinnanguga ja sa vaatadki, kuidas kõik on jumala hea eluga, et siis kuidas sa saad üldse kasvatada endale seda eneseusku ja tekitada endale seda kõrgemat enesehinnangut? Vot see on jah, see on üks väga nagu selline raske asi, jah, sest et mina ütlen seda näiteks, et meid võiks ümbritseda inimesed, kes usuvad meisse. Ehk siis võiks olla inimesed, kes usuvad, kes tahavad, et meil läheks hästi, kes on meie poolt. On olemas selline asi, Pygmalioni efektiks nimetatakse. Ja selle sisu on selles, et akadeemilises keskkonnas, kui õpetaja usub, et tema õpilased on kõige targemad õpilased üldse, siis mingi hetk need õpilased vastavad nendele ootustele. Nad tulevad kaasa sellega. Ja see töötab ka vastupidiselt. Kui mina ikkagi usun, et te olete saamatud, te ei oska, te ei tea, siis läbi enda sõnade, tegude ma toidan teie madalat enesehinnangut. Ehk siis kui sa oled noor, kellel on madal enesehinnang, siis esimene asi mõtle, kes sulle seda ütles. Kui sa arvad, et sa ei ole hea, kus sa tead seda, kes sulle ütles seda, kelle sõnad need on sinu peas. Kui sa ei tea sellele vastust, mõtle edasi, et millal viimati ma ise endale ütlesin hästi. Sest nagu me jälle jõuame tagasi selle sisemise hääle juurde. Sinu kõige suurem fänn elab sinul peas. Halb on siis, kui see on siin vastasmeeskonnast, on ju? Et kui tema on sinu vastu, mis tähendab, et me peaksime enne kõike armastama iseennast adekvaatselt ja siis ümbritsema ennast inimestega, kes sind armastavad. Mina elasin kunagi moto järgi, et kui keegi ei ole sinu poolt, siis sa ikka oled. Või sa ise endas usud. See lõpuks ongi nagu kõik veits alateadlik, et sa võib-olla isegi ei tea, et sa ütled endale halvasti, aga ikkagi. See on jällegi see, et üks praktiline meetod, mida võib teha, ja nüüd tulengi 2 praktilist meetodit, mis väga hästi aitavad enesekindlusele kaasa. Esimene asi on see positive self-talk, ehk siis positiivne enesevestlus. Pane kirja 5 lauset ja nad ei pea isegi tõsi olema alguses enda kohta, mis sa tahad, et oleksid tõesed. Ja loe endale hommikul nad ette. Ja mõni ütleb, et paneb lause kirja, et hinded ei määra minu väärtust. Ja siis ta mõtleb, aga ema hakkab karjuma peale, mis justkui kuidagi. Mis siis? Loe ette endale, loe iga päev, üks kord kas või need 5 lauset endale ette. See järgmine asi on see, et selline hästi lahe asi, mida võiks kodus proovida, on Supermani seisak. Sa paned käed puusa, sa seisad peegli ette ja 30 sekundit vaatad ennast lihtsalt. Minu arust kunagi meil oli mingisugune ülesanne ka tunnis on ju. Et see on asi, mis töötab ja miks see on nagu nii äge asi ja samas nii raske, et inimesed, kellel ma ütlen, et tee 30 sekundit peegli ees, vaata ennast ja ütle endale midagi hästi, alusta päeva positiivse noodiga ja siis nad ütlevad, ma ei jõudnud. Ja ma mõtlen, 30 sekundit. Mis tähendab, ma ei jõudnud? See on raske asi, Raske asi, 30 sekundit. Jaa, 30 sekundit ennast vaadata ja ma ei tea. See ei tohiks olla raske. Ma tean, aga veits hirmus hakkab. Aga me jõuamegi suurte eesmärkideni väikeste sammudega. Sest et see enese eest hoolt kandmine on üks uskumatult raske töö. Aga see väärib seda. Kas ebaõnnestumised võivad aidata üldse inimest? Et olete mingi kontrolltöö läks nagu halvasti, kas see võib üldse tegelikult äkki kasulik mulle olla? Jaa. Ja nüüd ma ütlen, et jällegi see, et kuidas me nagu seda muudame. Me peame nagu muutma seda mõtet. Näiteks, et kui sina tead, et sa pead võistlema minema ja sulle öeldakse, et enne võistlust sa saad 10 korda harjutada, siis sa oled õnnelik. Kui sulle öeldakse, et võistlus on esimene kord, kui sa harjutad, siis natukene stressi tekitab. Nii. Kui ma nüüd mõtlen konkreetselt, näiteks võtame matemaatika näiteks. Nii. Matemaatika võistlus on eksam. Kui enne seda sa saad võimalikult palju harjutada, olgu see siis selle 2 parandamine, siis sa saad lihtsalt rohkem teha.
jah, see on stressi tekitav, jah, see on võib-olla valus, võib-olla tekitab pisaraid, aga kui sa mõtestad selle ümber sellega, et see 2 ei määra ära minu väärtust, see 2 näitab mulle, et see teema on omandamata, seda ma pean parandama, et riigieksami tulemus paremini saada, siis see muudab selle kõik palju lõbusamaks. Sest et lõppude lõpuks on see, et miks me õpime, kas hinnete pärast või selle jaoks, et saavutada midagi. Või siis mingi paberike saada. Et paberike saada. Ehk siis lõpuks me jõuame sinna, et, nagu, et kuidas ma olen endale need õpieesmärgid seadnud. Miks ma õpin, kelle jaoks ma õpin, kuhu ma tahan jõuda. Ja jällegi, et 16-aastaselt vastuseid saada sellele on väga keeruline. Ja siis pead nagu leima selle miksi sealt taga, nagu miks ma tahan seda. Siis see annab sulle motivatsiooni. Ja, aga hästi selline suur teema ka, mida ma tahaks täiega puudutada, oleks siis suhted, millest ma ka enne rääkisime veidi, et kuidas mõjutavad sõprussuhted vaimset tervist, kas kindlasti siis heast poolest, kindlasti ka halvast poolest, et kumba rohkem on? Ma arvan, et mõlemad, olenevalt sellest, kellega me ennast ümbritseme. Et näiteks, et meil on hästi palju õpilasi, kelle probleemidega me tegeleme ja on hästi palju õpilasi, kes ütlevad, et aga mu sõbrannal on samad probleemid. Ja mina alati ütlen, et 2 katkist vaasi anna ühte tervet. Et ta tihtipeale lihtsalt võimendavad seda olukorda. Kui sul on näiteks sõbranna, kellega esimene asi, kui sa kokku saad, kellega esimene asi, millest te üldse mida te puudutate, on see, kui halvasti tal kõik on. Siis see on see toit sinu sisemisele häälele. See on halvasti, nemad on nõmedad, nendega ei tasu. Ehk siis lõppude lõpuks on sinu vaimne tervis seotud sellega, kellega sa ennast ümbritsed. Kui sina tuled ja sul sõbranna või siis sõber ütleb, kohe alustab positiivse, see on hästi kuldse retriivri energiaga inimene on sul, kes sa tuled ja ta juba karjub, et mul on hea meel sind näha ja me saame hakkama, siis on väga raske jääda kurvaks. Mis tähendab seda, et jällegi, et me peame ennast ümbritsema inimestega, kes tahavad meile head, kes on meie poolt. Et kui me näeme, et meie sõprussuhted ei toeta meie vaimset tervist, ma ei ütle, et nad tuleb nagu eemale lükata, aga võib-olla tuleb enda jaoks ümber sõnastada, et mis see minu jaoks üldse tähendab kõik siin. Aga kuidas, kui ongi olukord, kus sa lähed sõbrannaga tülli ja kõik on jamasti ja ma ei tea, kakled poisside üle, siis kuidas sa tülisid saad lahendada sõpradega võimalikult vähe haiget tegemata? Kõige parem lahendus ja see on nüüd see kulda väärt soovitus. Me lahendame konflikte ainult nende inimestega, kellega me oleme tülis. Mis tänapäeval noortel on olemas konflikti lahendamisstiilid. Üks on vältiv stiil, mis on hästi populaarne noorte seas. Kuniks ma probleemiga ei tegele, siis võib-olla ta nagu kaob ära. Kui ma olen tülis inimesega, kellega ma tõesti tahan läbi saada, siis ma pean talle seda ütlema. Kuule, et mul on see probleem, mulle ei meeldinud ja mõistlik oleks ka öelda sellele inimesele, et aga lepime kokku, kuidas me seda konflikti lahendame ja küsida ta, et kas sul on aega praegu sellega tegeleda. Kui me tõesti hoolime suhetest, siis me peame neid hooldama. Me peame tegelema nendega, sest et kui me mõtleme Maslowi püramiidi peale, see, mis ütleb meile, kui hästi me tunneme, meil on turvatunne, meil on kuuluvus, tunnustus, need on asjad, mis on Maslowi püramiidil olemas ja need on seotud ainult meie suhtlusringiga. Kas me tunneme turvaliselt ennast sõpradega, kas me tunneme, et üldse me kuulume nende sekka, kas need on minu inimesed või mitte minu inimesed ja kas nad tunnustavad meid, kas nad ütlevad meile hästi, kas nad alustavad meie päeva sellega, et nad ütlevad, vau, kui äge sa oled. Aga kui ongi selline sõbranna, kes ei ole väga hea inimene või ta ei ole sulle hea, kuidas sa saad temast eemalduda nii, et ei oleks mingeid suuri tagajärgi? Kui sul on sõbranna, kes ei ole sinu jaoks nii hea, siis minu esimene küsimus oleks, miks ta on su sõbranna? Kui me nüüd jõuame edasi sellele, et kuidas viisakalt, ütlegi inimesele näkku. Et selle asemel, et nagu piinata ennast ja teda selle võltssuhtega, pigem ütlegi ausalt, et kuule, mul on tunne, et meie väärtused on erinevad või ma näen, et meie eluteed lähevad lahku. Et
ma austan sind, ma jätkan. Kõige halvem, mida me saame teha, on see, et me paneme seda külma õlga teeme, et me lihtsalt mingi hetk ei vasta. Sest inimestel tekib ka arusaam, et ma olen midagi vist valesti teinud, aga ma täpselt ei saa aru, mida. Jah. Aga kuidas vältida suuremaid konflikte sõpradega? Et oleks võimalikult vähe tülisid ja mingeid asju? Mina jällegi sõnastaksin ümber. Konflikt on ju võimalus. Kui sul on konflikt inimesega, see tähendab, te olete jõudnud kohta, kus teie arvamused erinevad, kus teie väärtused erinevad, kus teil on mingi mööda rääkimine. Ja ma ei väldiks neid, sest see on sama, et kuidas vältida konflikte. See on see sama, mis ma just ütlesin, et see konflikti lahendamisstiil on vältiv, mis on vale. Kui tekib konflikt, siis me lahendame konflikti ja konflikt on osa elust. Sest et see oleks nii igav, kui sõber oleks täpselt nagu sina. Kui kogu aeg oleks nõus sinuga, kui ta ei provotseeriks sind oma sellega, et nagu ma ei ole nõus sinuga, põhjenda mulle ära, miks ma ei taha seda teha. See oleks nii igav, kui on nagu, et selline jah, teeme, lähme, teeme. No jah, see tasakaalusta kuidagi. Minul oli hästi suur sel teema, et ma ei osanud ei öelda. Et ma tahakski küsida, et kuidas saab õppida ütlema ei, ilma et sa tunneks ennast süüdi? See on vist paljudel on see, et ei ütlemine. Selle kohta on isegi termin people pleaser, need, kes ütlevad jah kogu aeg inimestele. Ja see mul oli näiteks küll, et ma kogu aeg iga asi, ükskõik mis aga olnud, ükskõik kui väga taga mulle ei meeldinud. Ma ütlesin alati jaa ja selle tagajärjed ei olnud head ja mulle tihtipeale öeldi ka, et sa pead õppima ei ütlema. Et kui ongi kellelgi mure, et ei oska ei öelda, et siis kuidas seda teha? No jälle tuleme selle võlu asja juurde. Esiteks kalender. Kui me mõtleme seda, et meil on universaalsed ressursid siin maailmas. Meil on aeg, meil on materiaalne ressurss, mis on raha ja meil on teadmine. Nii. Kui me mõtleme nende ressursside peale, siis ajabilanss on enamjaolt see, mis tekitab kõige rohkem konflikte. Et mul ei ole aega sellega tegeleda. Kui sinul on olemas kalender ja inimene tahab sinult midagi, siis sa saad ju näidata talle kalendrit, et ma väga tahaksin sind aidata, aga mul ei ole lihtsalt selleks aega. Kui sul kalendrit ei ole, siis on raske öelda ei, sest et tema arvab koheselt, et sa ei hooli temast. Kui me nüüd tuleme veel see, et isegi, et kui sul kalendris on auk, aga sa ei taha selle inimesega tegeleda, siis minu arvates ausus on asi, mis viib meid kaugele. Ütlegi talle, miks sa ei taha seda teha, aga enne seda vasta endale, et mis tekitab vastuolu sul selles olukorras. Jällegi, suhtlus, avatus ja sest, et kui mina sinult midagi, tuleme meie podcasti näite peale. Tulite, küsisite, kas saaks, kalender lahti, ajad sobivad, miks ei peaks tegema seda? Väga lihtne. Aga kui siis ei oleks nagu tahtnud, et siis... Ma oleks ei ütlenud. Jah. Kui ma oleks ütlenud, et mul ei ole aega sellega tegeleda, siis te ei oleks isegi nagu küsima hakanud. Jah, see on aus. Aga tulles selle sõpruse juurde tagasi, mis tähendab üldse toksiline sõprus? Et kuidas sa saad aru, et see on toksiline ja kuidas sa saad üldse aru, et see ei mõju enam hästi sulle? Et kui sa oledki mingi, et sa tegelikult nagu sõprus on toksiline, aga sa oled edasi, et tegelikult on ju mul hea sõbranna ja asju, et kuidas sa üldse saad aru, et see on pekkis? Ma küsin nüüd esmalt teilt, et mis on sõpruse eesmärk? Mis sa arvad, mille jaoks meil sõpra on vaja? Ma ütleks, et sul on nagu mingisugune tee elus ja kui sul on nagu inimesi, kes on samamoodi sellel teel, siis nad saavad sind aidata. Siis ma ütleks, et võib-olla sõber on nagu keegi, kes on sarnaste eesmärkidega nagu sina ja kes saab sind aidata nendega, ma ütleks. No, Georg võttis kõik ilus ära. Ütleks sama, et ongi keegi, kes sind aitab ja kes on sinuga kas siis kõige parematel aegadel või kõige halvematel aegadel. Inimesed loovad suhteid selle põhimõttega, et saada midagi võimalikult vähe andes. See on sotsiaalse vahetuse teooria. Ma annan sulle midagi, et saada midagi vastu ja mida vähem ma sulle annan, seda paremini ma ennast tunnen. Kui me mõtleme sõpruse peale, siis me ju peame emotsionaalselt olema olemas sõbra jaoks ja me saame vastu mingeid asju.
kohe, kui ma tunnen, et ma annan rohkem, kui ma saan tagasi, siis hakkavad tekkima sellised halvad mõtted. Et võib-olla mind ei väärtustata piisavalt, võib-olla mind kasutatakse ära, võib-olla mulle tehakse haiget. Kohe, kui ma näen, et suhtes olen mina see osapool, kes panustab ja teine inimene on lihtsalt olemas, siis ma peaksin jällegi jõudma sinna, et aga miks mul seda suhet on vaja? Sest need asjad, mida tihtipeale inimesed kirjeldavad, on see, et aga ma ju tean teda esimesest klassist. See tähendab seda, et võib-olla see ei ole suhe, mis sul selle inimesega on, võib-olla te ei ole sõbrad enam, vaid sa oled lihtsalt ära harjunud. Ja siis sellest nostalgiast lahti lasta on väga raske, sest ma ju mäletan, kuidas me teises klassis mängisime jalgpalli. Jaa, aga millal oleks mõistlik see sõprussuhe lõpetada? Kohe, kui sa näed, et ta teeb sulle liiga. Sest et kui me mõtleme üldse nagu sõprussuhete peale, siis ja me mõtleme kooliõpilaste peale, siis meil on etapid, millal sõprussuhted tekivad. Ja need etapid on seotud tihtipeale koolivahetustega või klassivahetustega. Ehk siis oportunistlikud suhted, milleks on antud võimalus. Ja nüüd, kui ma mõtlengi selle peale, et me käisime lasteaias koos, me oleme sõbrad ainult sellepärast, et me käisime lasteaias koos. Meil oli see, et me puutusime kokku piisavalt palju. Siis me läksime kooli, puutusime kokku piisavalt palju. Siis me läksime gümnaasiumisse, puutusime kokku piisavalt palju. Võib-olla see, mida me kirjeldame sõprusena, ei olegi tegelikult sõprus, vaid see on lihtsalt, et ma olen ära harjunud, et ma tean enam-vähem, mida sinult oodata. Sa ei ole minu jaoks ohtlik, mina ei ole sinu jaoks ohtlik ja mul on mugav mingeid asju lahendada, aga võib-olla see ei ole nagu päris sõprus. Sest et kui ma mõtlen täpselt see, mis sa ütlesid, et meil on üks elutee, meil on inimesed, kellel on sarnased väärtused, hoiakud ja vaated ja nende eesmärk võiks olla või meie eesmärk võiks olla üksteist toetada, kasvada, areneda ning võib-olla kiiremini läbida see elutee. Kui ma näen, et see sõber ei ole nagu see eluteel minuga ei käi sama rada, siis võib-olla ta on tuttav. Ja võib-olla ma ei peakski nii palju süüd tundma sellest, kui ma ütlen tuttavale, et ma ei taha tulla kinno või ma ei taha tulla välja või ma ei taha tulla sinna ja öeldagi ausalt, et mul on teisi tähtsamaid asju, mida teha. Sest kui me mõtleme päris sõpruse peale, siis see võiks olla ju see sõprus, kus te olete liigutatud eri kohtadesse ja te kannate igapäevaselt hoolt selle üle, et teil oleks see kokkupuude. Ja siis see väljendubki läbi ühise töö. On kaks inimest, kes tahavad kokku saada, kes tahavad aega panustada. Hästi palju on seda, et noortel on nagu mure ja nad ei taha nagu rääkida kas sõpradega või vanematega või kas või koolis mingite õpetajatega või kellegagi. Kuidas võiks noor rääkida enda muredest vanematele, et kuidas peaks minema rääkima, et mul on mure ja et ma ei saa hakkama sellega üksinda? See on selline, nüüd me võib-olla puudutame natukene kurvemat poolt meie vestlusest, et kui sul on mure ja sa tunned, et sa ei julge kellegile rääkida sellest, siis see mure jääb alati lahendamata. Lihtne näide. Meie koolis on üle 800 õpilase. Tugimeeskonnas on 3 liiget, kes tegelevad õpinõustamisega, psühholoogiliste probleemidega, kes tegelevad õpilaste probleemidega, väikeste ja suurtega. Ja kui nüüd meil on õpilane, kes on tulnud väikesest koolist, kes on jõudnud siia suurte kooli, kus kaob ära massidesse ja ta ei julge rääkida oma sõbrale, oma klassijuhatajale, ta ei julge rääkida sellest õpetajale, ta ei julge rääkida vanematele sellest ja need kõik osapooled ei ole märkanud ka, et midagi on valesti, siis ta jääbki selle murega üksi. Sest et kahjuks ei näe me teiste inimeste pähe ja kahjuks ei ole me suutelised tuvastama kõiki probleeme koheselt. Aga kui sul ongi just selline olukord, tuled väiksest koolist, kõik on liiga palju järsku, sõbrad ka nagu väga midagi tähele ei pane, ei taha neile rääkida, et kuidas sa peaks selle otsa lahti tegema? Tuleb julgus kokku võtta ja pöörduda inimese poole, keda sa usaldad kõige rohkem. Sest et see on mu lemmiklause, see on see, et kõige vapram asi, mida sa võid öelda, on aidake. Sest et abi palumine ei ole allaandmine, vaid see on allaandmisest keeldumine. Et meil on ühiskonnas vaimse tervise teemadega võib-olla liiga vähe räägitud.
ja kohati on tekkinud olukord, kus mehed ei nuta, noortel probleeme ei ole, kasvata selgroog, aga meie saime omal ajal hakkama ka ilma psühholoogideta ning sellesama olukorra tõttu on noored, kes arvavad, et nad tõesti peavad kõikide probleemidega ise toime tulema. Ja minu arust võikski siis sellisel ilusal, no kas just ilusal, aga sellisel südamlikul noodil lõpetada. Aitäh sulle, Jaanus, et sa olid nõus siia tulema ja rääkima meiega sellistel tähtsatel teemadel. Ja ma väga loodan, et ka vaatajad võtsid midagi kasulikku sellest kaasa ja tõesti, kui on midagi vaja, siis päriselt rääkige oma sõpradega ja kalender on must have. Ja kalender, mediteerimine, kõik nipid, mis siit sai, ma arvan kindlasti kõigile kasuks, et selles mõttes aitäh sulle. Aitäh ka teile.